No nii, tere Malle! Me just rääkisime paar minutit tagasi, et 2 minutit enne 12 läheme sisse ja siis kõik õigel ajal ja siis ma hakkasin vaatama, et vist ei jõuagi. Nii et plaani nii palju kui plaanid, ikka läheb nii, nagu ta läheb. Ma küsin sinu käest. Kõigepealt, mul on super hea meel, et me teeme seda hetkel siin ja sinuga vestleme. Minu sees on kerge ärevus. Kas sa oskad anda mulle väga-väga lihtsalt ja head nõuannet, et sellistel hetkedel, et kui me peame pauhti või meil on mingid sellised olukorrad, kus me justkui nagu peame esinema või midagi tegema ja selline kerge ärevus tuleb sisse, et kuidas nagu sellises hetkes hästi kiiresti ennast nagu rahuseisu tagasi tuua? Pane oma jalad allad vastu maad. Kirjuta oma varbad laiali. Ja tunneta oma jalad alda alates kandadest. Liigu justkui sellise tähelepanu lainega oma jalad aldade alt läbi kuni varvasteni. Tule oma tähelepanuga siis jalad alla keskele ja lihtsalt hinga kuskilt sügavalt maa seest läbi oma jalad aldade ülesse kehasse. See on see, mida ma ise just tegin enne seda, kui ma laivi tulin. Ma pean tunnistama, et ma ei ole kunagi, ehk et ma olen ju ka üsna selliseid erinevaid praktikaid teinud. Ja mida ma üsna kohe nagu kogesin, oligi see, et see meel, mis oli nagu väga selline nagu ärev, eks ju, aktiivne, et tegelikult langeski nagu läbi keha, siis kehast allapoole, justkui jalad aldadest väljapoole. Ja tekkis selline nagu hästi avar, nagu tugev pinnas, mille peal lihtsalt olla ja seista. Super, nii et väga äge. Aga Malle, nagu ma ütlesin, suur rõõm on sinuga nagu vestelda täna ja jagada, et meil juttu jätkub alati kauemaks. Sa oled, kui sind lühidalt tutvustada, siis sa oled üle 10 aasta või siis 10 aastat juba tegelenud rännaku meetodiga, eks ju, mis siis õpetab ja aitab meid endid sõbraks saama meie tunnete ja emotsioonidega. Sa oled biosensoorsete psühhodistsipliinide praktiseerija viimased vist 2-3 aastat, kui ma õigesti mäletan. Ja 3. Ja lisaks oled sa muidugi 4 lapse ema ning sul on hästi südamelähedane tööga noortega, et sa oled ju teinud erinevaid gruppe, et noori toetada just nende kõige haavatavamates vanustes, eks ju. Ja nüüd ma tean, et sa äsja hiljuti lõpetasid ka kogemusnõustamise koolituse, nii et sa oled ka tegelikult ju tunnistusega kogemusnõustaja ja selle aasta algusest siis ka emotion kehatöö ehk et traumale suunatud kehatöö õpilane, praktik. Ja nüüd see viimane koolitus tegelikult ongi heas mõttes süüdlane või põhjus, miks me täna siin oleme, miks me seda vestlust teeme, et me oleme siis koostöös välja sünnitamas sellist täiesti unikaalset praktikumi, mis siis kutsub inimesi õppima oma kehaga rohkem ühendust saama ja läbi selle keha siis neid valukohti meie elus või neid ebamugavusi niinimetatud ära lahendama. Kas on midagi veel
mida sa tahad iseenda kohta öelda, et mis on hästi vajalik, mis sa tunned, et võiks veel siin olla välja häälitud? See, miks ma üleüldse kõike seda teen, mida ma teen. Et ma tunnen lihtsalt hästi tugevat kutset inspireerida inimesi uuesti elama. Ehk kui meil on olnud elus mingid keerulised asjad, siis me tihtipeale tõmbame ennast sellisesse kookonisse ja peitu. Ja meil kaob ära see elu voolamine ja me tegelikult kaotame ära elu maitsed, elu lõhnad, elu värvid. Ehk kõik see, mis alles jääb, on selline üsna hall ja tuim. Ja ma olen ise selles kohas olnud üsna pikalt, ma väga täpselt tean, mis asi see on. Ja me ei pea selles kohas olema. Elu on lihtsalt liiga imeline kingitus meile, mis on antud selleks, et seda lihtsalt nagu maha magada. Et minu eesmärk on see, et aidata inimestel jõuda tagasi elususeni, rõõmuni, tasakaaluni, et lihtsalt nautida seda, mis siin on. Ja absoluutselt resoneerun sellega. Kui me nüüd tuleme konkreetselt selle projekti juurde tagasi või praktikumi juurde tagasi, mis siis tegelikult oktoobris, eks ju, on algamas, siis ma palun, et sa jagaksid seda kohta, et mis sind üldse ajendas sellist ettevõtmist ette võtma, et mis ajendas sulle sellist projekti tegema, et mis on see ajend? Jaa. Võib-olla paari sõnaga räägid, jagad ka, et mis see projekt või praktikum endast üldse kujutab, eks ju? Ma siis alustan sellest teisest küsimusest. Ehk see projekt või see praktikum siis on tegelikult selline üsna ainulaadne Eestis, et mina ei tea, et keegi teine oleks midagi sellist üldse ennem loonud. Ja see on selline 5,5-kuune hoitud konteiner põhimõtteliselt inimese jaoks, kus ta on toetatud selleks, et tal oleks pehmel, turvalisel moel iseenda jaoks sobivalt võimalik siis oma traumaatilistest kogemustest läbi minna. Osadel juhtudel inimesed teavad, mis need on, osadel juhtudel ei tea. Ja tegelikult see ei olegi üldse oluline, sest seesama imeline keha, mis meil on antud, see lihtsalt talletab kõik selle, millega närvisüsteem toime ei tule. Ja see on isegi teaduslikult ära tõestatud, et kehasse tekivad sellised kolded, kus siis need rakud, kuhu mingid need ebameeldivad, ebamugavad emotsioonid on kinni mätsitud, see piirkond lõpetab siis ülejäänud kehaga suhtlemise ära. Ja need on need kohad, kus siis mingil hetkel tekivad kehas siis mingid füüsilised kõrvalekalded. Et keha on tegelikult... Ma korra küsin see vahele, kui tohib, et sa nimetasid, et tekivad sellised kolded, et kas sa oled märganud ka, et kuna sa töötad ju inimestega üsna aktiivselt, eks ju, et kas sa oled nagu märganud, et kuidas me ära tunneme, et meis on nagu miski justkui kinni jäänud, et meil on nagu kolded tekkinud, et kuidas me märkame seda, sest nagu sa ütlesid, et keha justkui talletab kõik iseendasse, eks ju, ja mida ma ise olen täheldanud iseenda puhul on see, et lihtsalt need talletused, mingid talletused, kui nad on väga pikki aastaid olnud, nad saavad justkui nagu nii loomulikuks keha osaks, et neid nagu ei oskagi enam märgata, et midagi justkui on justkui harmoonias või tasakaalust väljas, et tekib nagu see tunne, et aga see on kogu aeg nii olnud, et äkki nii peabki olema. Et kas sa oskad nagu siin kohal tuua mõne hea näite, et mis on need nagu hästi reaalsed füüsilised aistingud, mida ma päriselt suudan tähele pannes aru saada, et millelegi tuleb nüüd pilku pöörata või tähelepanu pöörata? Kõige lihtsam aisting on see, et sul on kusagil pidevalt valu. Füüsiline valu siis. Ja mida inimesed tihtipeale teevad, nad ei vaata, mis on selle valu taga, vaid võetakse lihtsalt rohi sinna peale, mis summutab selle ära kuni järgmise korrani, aga tegelikult keha on see, mis suhtleb meiega, keha on see, mis üritab meid aidata.
et olla parimal moel terve ja et saaks lihtsalt need pinged oma kehast lahti lasta. Ehk et nii nagu meie enda õpetaja, eks ju, kelle inspiratsioonil see praktikum ka saab nagu elule. Mulle väga meeldib see, mil moel ta hästi kogu aeg nagu ütleb, et ära luba valul oma kehas, et mitte mingil juhul ära luba valu oma kehas, ükskõik milline see valu on, eks ju, et kas see siis on emotsionaalne valu või füüsiline valu. Et see tuleb alati selleks, et millelegi siis tähelepanu pöörata, et ära luba seda valu siis enda kehasse jääda. Et kui ta seal on, siis ta on ja siis tuleb talle piltlikult öeldes tähelepanu pöörata. Nüüd see praktikum siis, sellel on ilus nimi ka, selle praktikumi nimi on, kuidas me seda nimetasime? Vabanemine traumaköödikutest, teekond tervenemiseni. Väga ilus nimi. Et selle 5 kuu eesmärk, mis on need baaseesmärgid ja miks see praktikum on just 5 kuud, miks ta ei võiks olla näiteks 1 nädalavahetus või siis mingi X arv veebis tehtud midagi, et miks just 5 kuud ja mis on selle eesmärk? 5 kuud sellepärast, et anda kehale loomulikult pehmelt aega oma asjadest läbi tulla. Ehk kus ei ole peal survet, kus inimesel on võimalik omas tempos enda järgi teha. Ja see 5 kuud on oluline just füüsilisena sellepärast, et kui meil on need füüsilised kehad, siis no, mis X moodi oleks võimalik teha füüsilist kehatööd läbi Zoomi. Noh, see tähendab tegelikult seda, et nende inimeste jaoks, kes sinna kokku tulevad, on reaalselt olemas tugi. Ehk et kui nad juhtuvad kokku mingisuguse sellise keerukusega selle praktikumi käigus, kus nad tunnevad, et nad võib-olla üksi ei tule läbi, siis nendel on olemas kõrval inimesed, kes oskavad neid sealt läbi juhatada. Ja see on kõige olulisem asi. Et sellistes kohtades võivad inimesed lihtsalt nagu täitsa umbe joosta muidu, aga et seda ei juhtuks, et inimesed päriselt oleksid hoitud ja et päriselt tulemused saaksid tulla ja et nendest kohtadest saaks läbi. Mis sa veel küsisid, millegile ma jätsin nüüd vastu? Mul tegelikult praegu, kui sa jagad seda, siis mul tuli hoopis selline küsimus, et sa jagad seda kehalist kohta, et kuidas on, et me kogeme, eks ju, neid ebamugavusi, neid niinimetatud elulisi väljakutseid või ebamugavusi, eks ju, läbi keha. Ja sageli meil ei ole sellist nagu know-how'd või teadlikkust pöörata pilku siis sellesse kehasse ja märgata, eks ju, neid siis, kas need on siis need ebamugavused, valuaistingud, pingeaistingud. Nüüd selle praktikumi käigus, eks ju, need tehnikad, mida seal siis kasutatakse, on somaatilised ehk kehalised. Kas oskad tuua mõnda väga head näidet, et miks just see somaatiline lähenemine on hästi oluline traumatöös, närvisüsteemi reguleerimises ja mille poolest ta võib-olla siis erineb sellest klassikalisest või mitte klassikalisest, vaid sellisest tavapärasest meditsiini lähenemisest, mis on valdavalt siis, eks ju, sihuke jututeraapia tasand, et miks see somaatiline on nii teistmoodi, nii erinev, mis on tema nagu need plussid, et miks me peame seda somaatilist lähenemist õppima, et tunda, et ütleme niimoodi, et tunda iseennast oma kehas hästi, tasakaalus, avatud ja õnnelikena. Ja, et me ei ole ainult see füüsiline keha, mida me siit praegult siit pildist näeme,
et koosneme osadest, erinevatest osadest. Totakalt kõlab, et päris nii see ei ole ka, aga ma lihtsalt ei oska seda paremini väljendada. Ehk on see füüsiline osa ja mitte või füüsilise väline osa, kus on hing, eks. Ja meil on olemas mõistus, meel, et see kõik on üks tervik. Ja need osad on kõik üksteisest läbi põimunud. Ja ma toon siia ühe sellise lihtsa näite. Kui sa autoroolis ei ole just, ja sa võid ka kaasa proovida seda, pane korra silmad kinni ja too oma silmade ette sidrun. Sa näed selle kollast värvi, sa näed selle kuju, sa näed sidruni tekstuuri. Sa võib-olla isegi tunned, kuidas sa saad libistada oma tajuga üle selle krobelise koore. Sa võid tuua selle sidruni omale ninale lähemale, nuusutada, kuidas see koor lõhnab. Ja siis sa paned selle sidruni enda ette lauale ja võtad noa ja lõikad selle sidruni pooleks. Ja tõenäoliselt sa näed, kuidas sealt tilgub seda sidruni mahla sinna lauale, kus sa seda lõikasid. Sa vaatad seda sidruni viljaliha, võtad mõlemad sidruni pooled kätte. Võib-olla sa tunned juba keelel seda sidruni maitset. Aga too nüüd need sidruni pooled lähemale oma ninale. Nuusuta seda sidruni lõhna lähemalt. Ja kui sa tahad, siis pane oma keel vastu seda sidrunit. Ja lase siis sellest sidrunist lahti. Ilmad lahti tagasi. Kirjelda mulle palun, mida sa tundsid, mida sa kogesid selle käigus? No, ses mõttes, et kuigi ma olen ju seda praktiseerinud üsna mitu korda, siis iga korda niimoodi praegu oli eriti, et enne veel, kui ma jõudsin selle sidruni nagu pooleks lõigata, suu oli sülge pilklikult öeldes täis. Ja selle hetkel, kui sa ütlesid, et sa võid keele otsaga puudutada, ma mõtlesin, et okei, ma ei saa puudutada, ma pean kõigepealt neelatama kogu selle sünni alla. Et kas sa saad avada tagatausta, et mis juhtub kehaga sellisel juhul? Et mis see protsess oli, mis minu sees tegelikult toimus? See näitabki keha ja meele koostööd. Et kui meile tulevad pähe mingisugused mõtted, mis võib-olla ei ole meid toetavad ja millega me ei oska midagi peale hakata, siis need mõtted on need, mis hakkavad kehas tekitama emotsioone, mis hakkavad kehas tekitama mingit seisundit, mis ei ole tegelikult enda jaoks sellises olukorras kindlasti toetav. Kas see on reaalne? Kas see on päriselt reaalne? Ei ole ju. See on mõte. Ei ole, jah. Mul ei ole tõesti siin sidrunit. Jaa, aga keha kogeb seda kui reaalset. Ja sellega me paneme tegelikult keha lihtsalt kogu aeg stressiseisundisse. Ja kui keha on stressiseisundis lühikest aega, siis on täiesti okei. Meie kõikide kehad tulevad sellega toime. No, ma ei tea, kui me läheme eksamit tegema, see väikene selline ärevus seal alguses, lähme sellest läbi ja teeme eksami ära ja tehtud. Aga kui see kestab pidevalt ja see kestab inimestel teinekord nädalaid, mitte nädalaid, vaid kuid ja mitte kuid, vaid aastaid ja aastakümneid, siis see on juba see koht, kus see on kehale tegelikult välja kannatamatu. See on pidev stressiseisund, pidev hormoonide tootmine
mis hoiavad keha kogu aeg sellises ohuolukorras. Äärmiselt kurnav ja äärmiselt laastav. Et seda ei ole vaja endale teha. Ja tegelikult, kui hakata teadlikult tähele panema, mis on siin kohal praegult, mis on ka üks meie kursuse eesmärkidest, teadlikkuse kasvatamine. See on see, millest kõik tegelikult üldse alguse saab. Kui meil on teadlikkus sellest, et siin hakkas midagi ketrama, alles siis me saame ära muuta selle. Ennem ei ole see üldse võimalik. Ennem ongi see, et see sabotöör siin lihtsalt kogu aeg töötab ja laseb seda ratast nagu 24/7. Et ma siia korraks peegeldan tagasi ka praeguse hetke nagu kogemuse, eks ju, et tegelikult ju läbi selle kursuse, kursus on siuke, ta on ikkagi praktikum, sellepärast, et ta nagu hoitud ruum 5 kuud, me kasvame koos 5 kuud, eks ju. Et seda just nagu õpimegi läbi kogemuse keha ja meele vahelist katkematut koostööd, mil moel nad kogu aeg töötavad koos, eks ju. Et sõltumata sellest siis, mis on need mõtted ja tunded, mis infot kehale antakse, kuidas keha sellele reageerib ja mis on need aistingud, siis mis keha nagu meelele tagasi annab, eks ju, või mõistusele tagasi annab. Ma lihtsalt siia toon ühe nagu hea näite tegelikult, mis ka siis nagu selle vestluse ajal tegelikult ju aset leidis, oli see, et ma ju ise olen samamoodi osaline selles praktikumi loomises ja hetkeks mul lihtsalt läks selle praktikumi nimi meelest ära, eks ju. Ja ma saan aru, et see ongi nendel hetkedel, kus tegelikult see emotsionaalne foon on ajus rohkem aktiivne kui see ratsionaalne aju osa, eks ju, ja siis ongi see justkui nagu sellised nagu igapäevaelulised lihtsad asjad hetkeks justkui nagu kaovad mõistusest ära, eks ju. Ja tegelikult ju seda me läbi selle praktikumi siis kogeme, õpime, ise teeme kaasa, õpetame, et see kõik on ju tegelikult keha loomulik reaktsioon, aga me ise oma teadlikkusega saame seda suunata ja et me ei ole ohvrid nendele reaktsioonidele. Just. Ma küsin veel sellise küsimuse sinu käest, et seda praktikumi me oleme loonud ju suunitlusega toetamaks ikkagi selliseid inimesi, kes ei tule enda närvisüsteemi reguleerimisega iseseisvalt nagu nii hästi toime, et see ei tähenda seda, et nad kuidagi katkised on, sest me keegi ei ole katki, et me lihtsalt teinekord vajame oma elus kõrvalist tuge. Ja see praktikum selle eesmärgiga, eks ongi loodud, et me pakume seda tuge, milles me ise teame, et me oleme juba enda närvisüsteemi musklit nii palju treeninud, et see tugi on nagu võimalik pakkuda. Need inimesed, kes sinna tulevad, võivad olla väga-väga haavatavas seisundis. Kas sa oskad välja tuua, mis võivad võib-olla olla nende kõige suuremad sellised siis ebamugavused või väljakutsed läbi selle praktikumi, mis võivad nagu siis, me ette ei näe, eks ju, et aga millega sageli siis sellised inimesed silmitsi seisavad ja kuidas see praktikum siis toetab neid sellistel hetkedel? No see, mis on päris paljudele inimestele keerukas, on emotsioonide tundmine, mis tegelikult on inimeseks olemise loomulik osa. Aga mingil põhjusel kuskil eluetapil oleme me oma emotsioonid kas siis nagu täiesti lukku pannud või siis osad nendest endale ära keelanud. Ja kui need emotsioonid ühel hetkel tahavad tulla, lihtsalt nagu paisu tagant sellisel juhul, kui inimene ei ole võib-olla neid aastaid endale üldse lubanud, et siis see võib olla hirmutav koht inimese jaoks. Ja see ei pruugi olla, üldsegi mitte, aga mõne inimese jaoks see võib olla.
ja sellest kohast tegelikult teist inimest edasi aidata ei ole üldse mingi küsimus, et seda saab teha hästi pehmelt ja õrnalt ja hoidvalt. Ja teine asi, mille ma tooksin esile, on see, et kui võib-olla mingisugused reaalselt mingid mälestused kuskilt hopsavadki välja. Et osasid asju, nagu ma ennem ütlesin, me teame, aga sellise töö käigus võivad tulla üles ka mingid asjad, mis võivad tunduda meile täiesti šokeerivad sellel hetkel, kui nad nagu ilmnevad. Ehk et kehal on see rakumälu, eks ju, ja ühel hetkel, kui siis seda rakumälu hakatakse aktiveerima, et siis see võib nagu traumeeritud inimestel sageli, eks ju, ongi kogu see mälestuste või mälu pagas hästi killustunud. Ja nii nagu öeldakse, et doesn't make sense on ju, ühtäkki hakkavad siis mingid pusletükid üles tulema. Et kuidas sellisel juhul, see võib olla, nagu sa ütlesid ise ka, et see võib väga-väga hirmutav olla, et mis on kõige parim, kuidas sellisel puhul inimest hoida või talle ruumi hoida, et see ei traumatiseeriks teda mingilgi moel üle, et ta julgeks seda mälestust kogeda, seda emotsiooni kogeda, et mis tema jaoks võib-olla on juba aastaid seal kuskil kaane all peidus olnud. Siinjuures ongi oluline teadvustada seda, et see, mis on olnud, see on olnud. Me ei saa ühtegi asja olematuks teha. Aga teisest küljest me ei pea ka jääma selle olnu vangiks. Ehk on lihtsalt võimalus tegelikult enda jaoks kogu see olukord lahti mõtestada. Kuigi see võib tunduda praegu absurdse lausena, siis tegelikult iga sellise keerukuse taga on olemas tohutu suur kingitus. Et kui mina tagasi mõtlen selle aja peale, kus mul oli elus kõige keerulisem aeg ja sellel hetkel ma olin muidugi kõrvuni ja silmini mudas ja ma ei näinud ega kuulnud mitte midagi muud peale seda, et ma lihtsalt ei tulnud toime selle kõigega. Aga kui ma praegu tagant järgi vaatan seda, see on mu elu kõige suurem kingitus üldse. Ja ma päris kindlasti ei oleks täna siin, kui seda ei oleks olnud mu elus. Ehk ma olen üli tänulik kõigele sellele, mis on olnud. No ma tean, et sul oli eile endal oli siuke hästi suur nagu kogemus. Ma tegelikult siin lõpetuseks, meil ongi 2 minutit veel jäänud. Ma küsin, ja sa võid jagada oma kogemust, et kui see tundub nagu sinu jaoks hea jagada, aga et miks nüüd need inimesed, kes meid siin kuulavad ja vaatavad ja meie kuulutust näevad ja loevad ja tunnetavad ja mõtisklevad, et mis on see, mida see 5 kuud neile päriselt saab anda? Ja kes on need inimesed, kes kindlasti peavad sellel 5-kuulisel praktikumil osalema? Kõige olulisem asi, nagu ma ennem ka juba korra ütlesin, on see, et inimene saab teadlikumaks sellest üldse, mis on siin selles hetkes praegu kohal. Kui on olemas teadlikkus, siis inimesel on võimalik valida. Kas ma lähen edasi seda sama vana tuttavat, ennast kahjustavat teed või ma valin tegelikult selle viisi, mis mind toetab. Siis teine oluline asi on see, et kui me oleme ehitanud neid kilpe nende traumadega enda ümber, siis see on see koht, kus me hakkame taas looma ühendust eluga, ühendust inimestega, et tulla välja sellest oma turvalisest üksinduse kapslist. Et kellel on üksindus, kellel on seal midagi muud, aga lihtsalt nagu see kinnine suletud ruum, kus tegelikult puudub eluga see sidusus. Ja kolmandaks me õpime reguleerima oma närvisüsteemi niimoodi, et me saame seda päriselt teha selles olukorras, kus meil seda vaja on. Ja see võib võtta aega, käime väikeste sammudega. Keegi ei pea hüppama üle oma varju. See on ülioluline asi. Neljandaks, inimesed õpivad jälle
emotsioone tundma. Et see loomulik laine, mis meist läbi käib mingites hetkedes, see muutub taas selliseks, mis on meile vastuvõetav, mis ei hirmuta meid surmani ära, et ma ei saa, on ju. Ja 5. mis minu jaoks on täielik magic, nagu päriselt, see on see, mis mind nagu kõige rohkem võib-olla isegi selle töö juures paelub, on see, et tekib ühendus oma kehaga. See, kui me õpime uuesti seda asja siin kasutama ja kuulama ja märkama, no see on päriselt nagu üli äge. Yeah. Et mul täiesti endal on kananahk on jõhul, sest et ma ju ise igapäevaselt puudutan inimesi oma kätega ja see teekond sinna on ju ka tulnud mitte selles mõttes, et kuidagi nagu ratsionaalselt mingil hetkel otsustanud, et ma tahan massööriks saada või kehatöö praktikumiks. Ei, et see on ikkagi tulnud läbi oma sellise nagu valukoha, et seda ühendust ei ole, eks ju, kogu elu on käinud siin üleval pool, analüüsides, mõeldes, ratsionaliseerides, mida iganes, eks ju. Ja see keha on justkui nagu koorem kaasa lohisenud läbi aastate, ja sel hetkel, kui see teadvustamine tõesti, nagu sa ütlesid, et see teadvustamine on hästi oluline moment, sest ainult sellest teadvustamise momendis saame teha uusi valikuid, eks ju. Ja mina siis nende valikutega olengi nagu saanud sõbraks selle kehaga ja ma täiesti resoneerin, kui sa ütled, et kõik, mida me elus tunneme, ükskõik on see ilus, valus, mis iganes, aga ta on olemas ja ta paneb meid tundma päriselt elavana, elusana, eks ju. Et kõik on oluliselt, ja kui ma ütlen kõik, siis ongi nagu kõik, eks ju, et ma tunnen rõõmu kordades suuremana. Jah, ma tunnen valu ka, aga ma suudan sellest valust tegelikult ju palju sujuvamalt välja ujuda, piltlikult öeldes. Just. Nii et ma tänan sind, Malle. Me oleme nüüd kenasti 3 minutit üle aja läinud ja me leppisime tegelikult kokku, et me respekteerime kõikide aegasid ja oleme täpsed, nii et 3 minutit annavad igaüks meile andeks juba järgmisel nädalal. 5. septembril siis sellel samal Keharahu Facebooki ajajoonel järgmine vestlus, avame järgmised kardinad, uksed, aknad, tule kuula ja esita oma küsimusi. Võid seda täiesti vabalt teha sellel samal Keharahu Facebooki ajajoonel, kui sul on spetsiifilisi küsimusi, et me saame ka nendesse vestlustesse tuua, et kes järgmine nädal siin vestleb, see jääb hetkel üllatuseks, aga elu ongi üllatusi täis. Nii et Malle, ma südamest tänan sind ja ma soovin seda mõnusat nautlemist Lõuna-Eestis ja kõikidele, kes siia laivi tulid kuulama, hästi tänulikud oleme ja loodame teid näha. Ja, aitäh! Imelist päeva!